Tere tulemast kuulama meie võõrkeele kuu erisaadet Mitme näoga Luunja kool. Minu külaliseks on täna 12. klassi õpilane Ahmed Jalal Feisi. Küllap olete ise ka juba märganud, et mitu aastat liigub meie keskel ringi veidi võõrapärase olekuga noormees. Tere, Jalal! Tere! Räägi meile natukene, et kust sa pärit oled ja milliseid keeli sinu kodumaal räägitakse? Jah, olen pärit Afganistanis ja Afganistanis on 2 keeled, poštu keel ja persia keel. Umbes 70% inimesed räägivad poštu keeles ja 30% räägivad persia keeles, aga mõlemad on riigikeeled, siis kõik teavad mõlemad keeled, kõik räägivad, saavad. Aga kuidas Afganistani koolisüsteem välja näeb, et kas seal keelte osas on samamoodi nagu meil veel lisaks A-keel ja B-keel? Ja, umbes sama on niimoodi. Poštu ja persia keel on kõik juba teavad, kui neid lähevad koolis. Aga koolis uued keeled on inglise keel ja araabia keel. See on niimoodi, neid õpivad mõlemad uued keeled. Ja poštu koolid ja persia koolid on eraldi või on ka kõik lapsed koos? On eraldi, aga persia keele koolis kõik õpivad poštu keel ja poštu keele koolis kõik õpivad persia keel, aga kõik saavad nagu rääkida mõlemad keeled. Ja milline koolisüsteem Afganistanis on, et kuidas, kui laps läheb esimesse klassi, siis kuidas tema koolitee edasi läheb? Ja, kool on seal 12 aastat tavaliselt, aga kes tahavad kutsekoolis õppida, siis nad saavad pärast 9 klass, nad saavad kutsekooli läbi. Aga kas see kutsekooli minek on populaarne või pigem mitte? Ei ole populaarne, sest seal ei ole palju võimalused. Et pigem valitakse gümnaasium ikkagi? Jah. Nii. Mis keeli sa veel oled pidanud oma elus õppima või on sul huvi olnud? Mul oli väga huvitav araabia keel, aga pärast poštu ja persia keel ma õppinud türgi keel ka, inglise keel ja araabia keel ja türgi keel ja eesti keel ja saksa keel ka, aga natuke saksa keel. Ja, siin koolis sa oled natukene õppinud juba saksa keelt ka. Ja täpselt. Kui me nüüd võtame kõik need keeled kokku, mida sina oled õppinud ja mis on sinu emakeeled ka, siis inglise keel ja saksa keel ja eesti keel muidugi ka on meile ju tuttavad, aga äkki teeksime sellise väikese näite, et kuidas kõlaks selline lause, et ma elan Eestis ja õpin Luunja koolis nüüd puštu keeles näiteks. Ja, puštu keeles on niimoodi за поистуняка жванковым, au de Luunja phonziki darsuayam. Persia keeles on niimoodi, et dar keshwari istunjo zindagi mekenam wa dar maktabi Luunjo dars mekhonam. Ja türgi keeles on niimoodi, et istunjada yaşıyorum ja ben Luunja okulunda okuyorum. Ja inglise keeles on niimoodi, et I live in Estonia and I study in Luunja High School. Ja araabia keeles on niimoodi, et ana min fil Estonia ja أدرس في المدرسة اللونيا في 12 صفا
Idri araabia keeles ma ütlesin niimoodi, et ma elan Eestis, ma õpin Luunja koolis 12 klassis. Väga tore, et need kõlavad kõik igaüks natuke erinevalt, aga tegelikult võib-olla meie kõrva jaoks kõik on natukene ühtemoodi. Et igal juhul nüüd keelekuu raames on paljud õpilased vastu võtnud ka sellise väljakutse, et hakanud Duolingo äpiga õppima uut keelt, mida nad varem ei ole kunagi õppinud. Ja ma tean, et mõned minu õpilased on ka valinud araabia keele. Et igatahes ma soovin nüüd jõudu küll neile selleks, et ei kõla eriti tuttavalt, et tegelikult on mida õppida. Kuidas sa ütleksid puštu keeles sellise väljendi, et ilusat päeva või kui te lähete näiteks lahkuma vahel, et kuidas see hüvasti jätt käib? Ja puštu keeles saame niimoodi, et hõuras või hõuras. Aga kuidas see pärsia keeles kõlaks? Pärsia keeles on niimoodi ruusi hubi doštavašin või ruusi hoš. Ja araabia keeles on niimoodi, et ma'as-salama. Ja turgi keeles on nagu gulei-gulei. Ja inglise keeles on have a nice day ja eesti keeles on niimoodi ilusat päeva. Just. Nii et täna me siis saime kuulda palju põnevaid keeli, mida osasid räägitakse Afganistanis ja meie õpilase emakeeled ka. Aitäh sulle selle vestluse eest ja ilusat päeva! Aitäh sul ka, ilusat päeva!